et Mihkel on minu jaoks muutunud mugavustsooniks. See on meie loomuses, me tahame inimestega koos olla ja oleme karjaloomad, aga kui ma mõtlen selle aja peale tagasi, kus ma olin 16 ja kolisin üksinda Rakverest Tartusse elama, siis ma olin mega iseseisev ja ma olin mega uhke selle üle. Aga nüüd 4 aastat hiljem ma olen täielikult ära uppunud enda mugavustsooni. Ja muidugi me teeme Mihkliga koos väga palju lahedaid mugavustsoonist välja panevaid asju, nagu näiteks talisuplus või mingid erinevad väljakutsed. Aga point ongi selles, me teeme Mihkliga seda koos. Seega täna ma lähen vägilase jooksule. Emotsioon on selline, et takistused, jumala fun, täiega lahe, aga jooks 2 kilomeetrit on suht nagu pikk maa minu jaoks. Esimesed sammud tuletasid mulle meelde, et mulle ju ei meeldi joosta. Mul oli suht kehva, ma olin üksinda, ma ei tahtnud seal olla. Kuniks ma sain aru, et läbitud on juba 2 kilomeetrit ning ees ootavad mind lahedad veetakistused. Keegi valmis mulle pätti tegema, palun? Jah. Davai. Super, thanks. Aitäh! Holy shit! Ma tunnen ennast nii hästi. Ma tunnen, nagu ma oleks kõigeks võimeline. Pool maad on tehtud. Ma olen leidnud siit, kõik inimesed siin rajal on mega toredad. Ma ei tea, mega lahe. Ja tunne oli hea ning see kõlab naljakalt, aga ma pole vist kunagi ennast tundnud nii hästi kui mudas püherdades. Aga samas ma teadsin, et kõige hullem osa on veel ees ning sellepärast oli mul väike hirm. Aga enne kui sinnamaani jõume, püüdiski mind Mihkel. Mitte, et selleks mind motiveerida, vaid selle jaoks, et filmida raja kõige hullemat osa. Aga nagu te teate, siis mudas püherdamine pole minu jaoks probleem. Minu jaoks olid kõige raskemad need viimased kilomeetrid jooksu. Jooksu, mille vahel olid takistused, raskused, suured rehvid, mäest üles ronimine, enda ületamine ja liumäed. Kas sa oled õnnelik, et tulid siia? Ja kui lähedal sa olid mitte tulemisele? See on crazy mõelda, et ma poleks suure tõenäosusega siia jooksule tulnud, sest ma kartsin seda teha üksi. Kuid mida ma ei mõistnud on see, et kui sa teed midagi üksi, siis sa ikkagi leiad enda ümber toredaid inimesi. Rajal nägin mitmeid tuttavaid ning ka võhivõõrad said koos mudas püherdades sõpradeks.